2 aastat tagasi teatas Hyundai ootamatult, et on teinud vägagi BMW-liku liigutuse ja avanud N-divisioni, kust nüüdseks on tulnud 2 väga kiiret autot, mille hinna ja kvaliteedi suhe tundub liigagi hea, et olla tõsi. Nüüd on tehtud järgmine väga BMW-lik liigutus ning avatud ka N-line, ehk siis pakett tavamudelitele, mis teeb nende välimuse ägedamaks, teeb nad natuke kiiremaks, kuid mitte nii kiireks kui N-divisioni masinad. Meie selja taga olevate masinate hinnavahe on 5000 eurot. Nüüd vaatame, mida see rajal tähendab. You're the only air I can breathe when I'm standing on the edge. And I know I'm fine, but I'm falling just for you. Yeah, I know I'm falling for you. Nii, kontrollime üle. Sport mode on. Traction kontrolli võtame ühe klõpsu maha, päris maha ei taha seda siin võtta. Ma arvan, et käigukast on küll automaat, aga jätame ta manuaalrežiimi. Ja siin teise i30N-iga võrreldes on see masin ikkagi natukene lihtsam oma sõidurežiimide läbilappamise ja kõige selle koha pealt, et väga palju vähem vajutusi tuleb teha. Siin saada ennast kiiresti sõiduvalmidusse. Ja siis on vaikselt sättima ja soojaks tegema. Labad vahepeal ei taha päris täpselt teha seda, mis ma tahaks, et nad teeks. Jätavad mõne koha peal sisse 3. käigu, kuigi ma tahan teist ja olen mitu korda vajutanud, et teise peale vahetaks. Laps. Vasaku jala pidurdamist vahel, et sõidujoonel püsida ja vähem alajuhitavust oleks. Siia ka peaaegu täisgaasiga sisse, väike piduriprovokatsioon. Siia natuke rohkem pidurdamist. Vapsti. Kas läks, teine ei läinud. Nüüd läks igatahes. Nii, käisin siin ka kõik sõidurežiimid üle, siin on juba natuke rohkem nuppude näppimist, et saada kõik asjad õigeks. Tal on siin sõidurežiime palju rohkem ja nad on palju rohkemate valikutega. Aga kui see kõik on tehtud, siis saab temaga ka rohkem lõbutseda. Plus ta on käsikastiga, mis tähendab, et juba eos minusugusele puristile meeldib see masin rohkem. Täiesti teine tera. See on juba, seda pidamist on siin nii palju ja see on peamiselt tänu elektrooniliselt juhitud piiratud libisemisega diferentsiaalile, mida teisel autol ei ole. Ühtlasi on esiratastel pidamist nii palju, et mingitesse kurvidesse sisse minnes tunned sa, kuidas tagumine otsa lihtsalt massi tõttu viskab ennast ümber auto kesktelja ja aitab sul kurvi teravamalt siseneda. See auto on siin raja peal ikka märgatavalt kiirem. Iga kurv on kusagil 5 kilomeetrit tunnis kiirema läbimise kiirusega. Pidurid võtavad väga hästi. Pehmeks nad mul veel läinud ei ole. Pidamist on esiratastel ikka kõvasti. Ja just see, et see pidurdamisest ja gaasi lahti laskmisest põhjustatud kerge ülejuhitavus aitab kurvidesse paremini sisse minna. Ja selle käigus esirattad pidamist peaaegu ei kaota. Selle tõttu on see auto palju lõbusam ja ilmselgelt ka palju kiirem. Väikse hüppega sisse. And
lõppkokkuvõttes, kas see 5000 eurot hinnavahet õigustab ennast? Siin tuleb endale selgeks mõelda, kui tihti sa plaanid rajal käima hakata. N-Line on täiesti adekvaatne masin, ta on mugav, ta on kiire ja linnaliikluses on tal automaatkasti mugavus nii mõnelegi kindlasti argumendiks. Ja kui sa kavatsed käia rajal võib-olla suvel korra, siis ei ole mõtet seda 5000 eurot lisaks kulutada. Kui sa aga plaanid käia rajal umbes korra kuus või tihemini, siis ei ole küsimustki. Hoia kokku, oota natukene, pane see 5000 eurot kõrvale ja võta performance package'iga i30N või i30 Fastback N. See on seda väärt, sellepärast mõlemad autod on väga kiired ja igapäevaselt elatavad, aga ainult üks neist on väga-väga kiire ja see annab tunda.